Sealt ta siis tuleb, omamoodi jõulukink Eesti rahvale, uus Tervisekassa juht Siiri Lahe. Ega siin pikalt aega pole, uus juht asub ametisse juba koos uue aastaga ehk 5. jaanuaril. Pikalt Tervisekassa eesotsas olnud Rain Laane astus augustikuu lõpus tagasi, kui tuli avalikuks ameti motivatsiooniüritus Wagenküll spaas, mida siis hinnati kui riigi rahaliste vahendite raiskamist. Kandidaate sellele kohal oli veel, kes konkreetselt neid nimesid välja ei tooda. Kõigepealt ma tahaksin tänada kõiki inimesi, kes olid valmis kandideerima ja valmis ka vastutuse võtma. Nõukogul oli ääretult raske valida, sest väga mitmed inimesed oleksid väga hästi sobinud ka, saanud selle tööga ka väga hästi hakkama. Aga valisime välja Siiri Lahe, kes on rahvusvahelise kogemusega tippjuht. Tervisekassa on riigistruktuurina üks olulisemaid kogu ühiskonnas. Just läbi selle ameti kureeritakse kõigi inimeste tervist ja heaolu. Tervisekassa juhina on mul vastutus mitte ainult selle organisatsiooni ees, vaid terve ühiskonna ees. Ja et iga Tervisekassa poolt tehtud otsus päriselt mõjutab iga Eesti inimese tervist ja heaolu. Siiri Lahe on olnud Tallinna Vee juhatuse liige ja finantsjuht, Eesti Raudtee nõukogu liige ja Elektrilevi nõukogu juht. On 12 aastat olnud Estonia Celli üks tegevjuhtidest, seega väga suure erasektori kogemusega, mis meie riigiameti juhtide seas suhteliselt harv nähtus. Ma just äsja kohtusin Tervisekassa teiste juhatuse liikmetega ja ma pean ütlema, et nii mitmelgi neist on samamoodi erasektori taust ja et ma loodan, et minu erasektori kogemus koos nendega saab väga heaks koostööks. Uue juhi esimesed ülesanded tööle asumisel on kindlasti eelarve kinnitamine ja arengustrateegia kujundamine järgmisteks perioodideks. Tervisekassa eelarveline puudujääk on 2025. aastal umbes 170 miljonit eurot. Pikemad prognoosid manavad ette veel suuremat defitsiiti. 2025. aasta eelarve on 2,5 miljardit eurot. Täna mul ei ole piisavalt infot, et sellele vastata. Aga on mingisuguseidki mõtteid? Ma tean, et arengukavas on juba analüüsitud rahastusmudeleid, aga me peame sinna sisse vaatama, et kindlakäeliselt edasi minna. Otsused saavad ilmselt olema rasked, mis puudutab Tervisekassa vahendite taastamist ning olukorra stabiliseerumist. Selleks on vaja ka poliitilist toetust. Nii palju, kui mina olen meie valitsust näinud, ei karda ka nemad teha keerulisi otsuseid. Lihtsalt tuleb vaadata, millises tempos neid otsuseid tuleb teha, sest tegelikult olgugi tervishoiusektor vajab ümberkorrastamist, me ei saa suurt süsteemi minna kohe lammutama. Et ka need otsused ja muudatused peavad olema tervishoiujuhtidega läbi räägitud ja kooskõlastatud. Tervisekassa uue juhi kuupalk saab olema suurusjärgus 10 000 eurot, aga see on indekseeritud ja sõltub paljudest erinevatest faktoritest.